Tere hommikust kõigile. Täna me juba hakkasime niimoodi rääkima, et järsku vaatasime, et ups, üks sekund ja peamegi olema laivis, aga siin me siis oleme ja räägime põneval teemal Amazon, aga tahakski just alustada, millest me tegelikult juba alustasime omavahel, et nii äge on see, et tõesti me ei pea piirduma, oletame, et ma ei tea, sa elad kuskil, ma ütlen siis Kapa-Kohilas Eesti mõistes on ju, ja sulle tundub, et sinu ainukene väljavaade on kohalik külapood, kuhu sa saaksid tööle minna, et raha teenida, siis minu meelest just see Amazon annabki selles mõttes ülivinge nagu stardi või sellise nagu laienduse sulle, et sa saad aru, et tegelikult kogu maailm võib olla sulle valla. Ja sinu jaoks, Kelly, on nüüd kogu maailm valla, aga võib-olla räägi natuke kõigepealt sellest, et kuidas sa üldse kõik päris alguse sai sinu jaoks see Amazonis müümine? Minu jaoks, jah. See sai alguse siis, ma võin ka siis slaidi näidata selle kohta, et siis on ka visuaalselt inimestel see ees. Nii, minu esimene kokkupuude Amazoniga oligi siis aastal 2018. Ma siis liitusin ettevõttega, kes müüs Amazoni platvormil kaupasid. Ja kokkuvõtlikult ma olen tegelikult töötanud 3 erinevas ettevõttes, kes kõik on siis selle sama äriga tegelenud. Nii et selline kokkupuutepunkt on mul lai, et olen saanud siis seal tootjatega suhelda, tooteid arendada, klienditeenindusega kokku puutuda, et nii-öelda kokkupuude on jah lai, aga siis üks hetk tekkis mulle pisipäreplaan ja siis, kui ma olin lapsehoolduspuhkusel, siis ma mõtlesin, et praegu on ideaalne aeg realiseerida siis enda pikaaegset unistust, olla ise ettevõtja ja nii see saigi, et siis 2023 ma tulin siis turule oma esimese tootega. Et ideaalne võimalus tegelikult just nagu lapsega kodus olemise kõrvalt, kus ongi vaja seda paindlikkust, on ju, sest et sa ei saa olla 9–5 ilmtingimata igal pool kohal, vaid saadki teha seda tööd siis, kui ise tahad ja just mainisime eelmine kord ka, et nii äge tunne see on, et tegeled oma lapsega, käid võib-olla, ma ei tea, liivakastist temaga õues mängimas, tuled koju, vaatad, ups, jälle kontole raha laekunud vahepeal. Ja ongi, et see on nagu minu elustiilile andnud nii palju just täpselt seda vabadust juurde, et ongi, ma ei tea, laps on haige, aga sulle endiselt ikkagi nagu müügid tulevad sisse või magad on ja siis vaatad hommikul, et näed raha laekunud, et see on väga hea tunne ja võtab seda pinget nagu nii palju maha. Kirjuta kommentaari, kas sa juba tegeled, äkki sa oled tulnud kuulama meid siin ja juba tegeled Amazonis, et või miks sa siin oled täna? Miks see sulle see teema huvi pakub? Et kui sa ei ole varem sellega kokku puutunud, siis praegu on tõesti imeline võimalus Kelly käest küsida, otse praktiku käest. See tähendab sinu jaoks, et sellised kiirteed, kindlasti õppimiskurve on meil kõigil palju, aga ikkagi sul on võimalik praegu nagu küsida, nii et küsi julgelt. Aga Kelly, ma annakski siis sulle nagu selles mõttes, ma tean, et sul on slaidid ja sul on seal nagu head mõtted, sellised põhiasjad võib-olla alguseks. Et siis annakski sulle slaidid. Vaatame siis hästi kiirelt Amazoni platvormist siis üleüldse. Aktiivsetest turgudest siis Amazon tegutseb praegu 21 riigis, siis näiteks USAs, Kanadas, UKs, Saksamaal, Prantsusmaal ja Amazoni osa siis globaalsetest e-kaubanduse müükidest on ligikaudu 40% ja kuukülastused siis kõikidel Amazoni platvormidel kokku on 2,4 miljardit, mis lihtsalt näitab, kui suur see mastaap on. Aga ma alustakski siis sellest üldpildist, et ennem kui ma süübin sisse iga punkti puhul siis lähemalt. Et siis üldpilt, kui sa alustad nullist ja kui sa tahad tuua toote turule, ongi siis esimene samm on leida toode, mida seal turul müüa. Ehk siis on toote otsingufaas ja sellesse me siis süübime ka lähemalt sisse järgmistes slaidides. Kui sa oled endale siis toote leidnud, mida sa sellel platvormil müüa soovid, siis on sul vaja leida toode ja siis anda sisse oma esimene tellimus, mis on see väga põnev osa. Siis tuleb ka sellel platvormil luua endale müüja konto ja pead siis ka endale toote lehe looma. See on siis see, mida kliendid näevad ja kuidas nad siis sinu toodet osta saavad. Ja 4. punkt, kui siis tellimus on valmis, siis sa korraldad transpordi. Ehk siis ütleme, et sinu tootja asub Hiinas, siis Hiinas tuleb need tooted saada. Ütleme, kui sa oled valinud siis müüa Amazon.comis ehk USA turul, siis Hiinast saadetakse tooted Ameerikasse Amazoni lattu.
ja siis on 5. punkt, on siis toote lansseerimine. See tähendab siis seda, kui sinu toode on jõudnud Amazoni lattu, tooteleht on aktiivne ehk kliendid saavad oste teha, siis on sinu ülesanne nii-öelda saavutada nähtavust, sest alguses sa võid olla, ma ei tea, 7. leheküljel enda tootega, nii et siis sa pead tegema erinevaid samme, et siis kliendid sind üles leiaksid. Ja siis 6. on selline reklaamtegevused, et siis pead sellel platvormil siis ongi reklaami tegema, aga süübime siis sinna. Võib-olla ma enne küsin su käest vahel, et see tundub nagu niisugune klassikaline e-poe avamine põhimõtteliselt, et ainukene, mis ma siis vaatan, võib-olla nagu erinev on see, et sa ei pea ise ladustama oma kodus neid tooteid, vaid et need tarnitakse siis otse laost tellija kätte. Aga kas sa oskad välja tuua, mis on sellised suuremad erinevused Amazonis äritegemisega versus lihtsalt e-poe tegemine, et sa ise otse müüd klientidele? Okei. No kui sul on oma e-pood, siis sul ei ole seda kliendibaasi, et Amazonis on juba niivõrd suur kliendibaas, ehk siis see lihtsustab väga nii-öelda palju, et kui sul on oma e-pood, siis sa pead ju selles mõttes seda tuntust hakkama nii-öelda koguma on ju, ja reklaami peale kindlasti siis raha panema väga palju, aga Amazonis sul on juba silmapaarid ees, et sa pead lihtsalt siis selle tootega eristuma, et sa konkurentsist silma paistaksid ja et inimesed just siis sinu toote valiksid. Et see on kindlasti ja siis ka see logistika pool, et kui Amazonis klient siis ostab sinu toote, siis Amazon ise toimetab selle toote sinu lõppkliendini. Et see on selline põhimudel, mida kasutatakse, et aga e-poe puhul siis sa muidugi kasutad ka transpordiettevõtet, aga võib-olla just see käima saamine on natukene keerukam. Aga see on ka täiesti okei, et sul on oma e-pood olemas, aga sa lisaks paned Amazoni ka oma tooted müüki. Ja seda tehakse, et alguses võib-olla lansseeritakse Amazonis ja siis luuakse kõrvale e-pood või vastupidi. Et seda rohkem on sul tegelikult kindlustunnet, sest Amazoni platvormil võib juhtuda igasuguseid asju vahepeal, nii et kui sul on nii-öelda tagavaraks siis oma e-pood, kus ikkagi müügid tulevad, kui midagi Amazoniga peaks juhtuma, siis see on ainult hea. Okei. Ja. Tooteotsing siis proovin natukene siis seda lahti seletada, et kui sa üldse alustad selle protsessiga, siis esmalt on sul vaja soetada selline programm nagu Helium 10. Ehk siis see annab ligipääsu sulle andmetele. Sa näed, kui palju teevad sinu konkurendid igakuiselt siis müüke, käivet. Pluss sa näed ka siis, kui palju inimesed sellel platvormil otsivad erinevaid otsisõnasid. Ehk siis sa näed seda nõudlust. Ja kuidas siis mina üldsegi enda tooteid leian, neid ideid saan, mida müüa, ongi siis see, et ma käin läbi erinevaid kategooriaid, et nagu sa näed, siis seal paremal pool on erinevad kategooriad, mis Amazonis on, näiteks pet supplies, toys, kids and baby. Ja mida mina siis alati soovitan, on süübida sellisest peamisest kategooriast väiksematesse kategooriatesse, sest et sealt on sul palju lihtsam leida niše, mis veel ei ole nii ära satureerunud, ehk seal ei ole lihtsalt veel nii palju konkurente ja sul on seal palju lihtsam nii-öelda turule siseneda ja silma paista, sest sul lihtsalt on vähem konkurente. Ehk siis see pilt seal vasakul näitabki, et pet supplies on see peamine kategooria, mis siis liigitub omakorda väiksematesse alamkategooriatesse. Ehk siis käi need läbi. Ja mis on siis sellised tooteotsingu kriteeriumid, ongi siis sul peab olema nõudlus selle toote järele ja võiks siis olla, nõudlus võiks ületada siis pakkumise. Et nõudluse sa siis leiad läbi siis kasutades Helium 10 programmi ja mida mina siis soovitan alustajatele on see, et sinu siis otsivolüüm võiks olla igakuiselt siis 3000 kuni 10 000 sinu peamistes otsisõnades kokku. Ehk siis need peamised otsisõnad tähendavadki seda, et millega kliendid seostavad siis seda toodet, mida sina müüd, et kuidas nad seda otsivad. Ja need otsingusõnad kokku võiks siis nii-öelda volüümi poolest moodustada siis selle vahemiku, mille ma olen välja toonud. See on lihtsalt siis see, et seda nõudlust ei ole veel nagu liiga palju, et
sellega kaasneb ka see, et lihtsalt kõik tahavad sellest osa saada. Jah, täpselt. Okay. Ja. Kas, kui suur osa on just nimelt selle õige toote leidmisel edukus? Peamine. See ongi nagu kõige olulisem, et see on see samm, mida sa ei tohi nii-öelda vahele jätta või nagu niimoodi üle jala teha, et sinna sa tõesti pead panema väga palju auru, sest kui sa ei pane, siis sa lihtsalt istud kaubakoguse otsas, mida keegi ei taha ja siis sul on väga palju peavalu, mida sa ei taha. Nii et ülioluline on aru saada, mida su kliendid tahavad, mida su praegused konkurendid pole suutnud ära lahendada ja tuua siis turule midagi paremat. Mulle nii meeldib selle Amazoni juures praegu seesama, mis sa räägid, on ju, et tegelikult on ju äriga samamoodi ja täpselt samamoodi, ükskõik mis äriga. Kui oluline on see, et kuulata sihtrühma käest asju ja avastada neid asju, mida konkurendid võib-olla ei paku, ehk siis see dialoog oma kliendiga. Ja ma arvan, et see Amazonis äri tegemine karastab tegelikult sind ettevõtjana nii palju, et ütleme, et kui sina alustad päriselt mingi muu teenuse ettevõtjaga või mingi muu ettevõtlusvaldkonnaga vaata tulevikus kuskil, siis sa tead tegelikult, mis on kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, mida turg arvab, mitte see, mida sina arvad või keegi teine arvab või keegi kolmas arvab, on ju. Täpselt võtsid mu sõnad suust, et nii õige. Ja Amazonis, kuidas sa siis saad nii-öelda aru, mida su kliendid tahavad, ongi see, et sa loed seda tagasisidet, mida kliendid on jätnud sinu konkurentide siis tootelehtedele. Et kui sa näedki seal, et kliendid ütlevad, et ma nii sooviksin, et sellel tootel oleks või mulle ei meeldi, et sellel tootel on see, siis see on sinu võimalus, et okei, ma lahendan selle ära. Kas sa lased praegu analüüsida AI-l ka kuidagi või on olemas need tööriistad, mis võtavadki kõik review'd kokku ja siis AI ütleb sulle kohe ära, et siin on nišš ja siin on võimalus? Ja, et ChatGPT on mul väga suur abimees, et sa saad tõesti, et sa saad alla laadida kõikide enda konkurentide review'd ja siis lisad need ChatGPT-sse ja lased tal siis kokkuvõtte teha, et mis need põhiprobleemid. Kas sa piirdud ainult, ma huvi pärast küsin, sest ma kasutan ka hästi palju just selliste teksti analüüsiks ChatGPT-d, et ka just nimelt, et kirjutada copywriterit või copywritingut või saada aru, et mida inimesed siis päriselt mõtlevad, tahavad. Aga kas sa piirdud ainult selle ChatGPT kokkuvõttega või sa ikka päriselt loed ise ka neid asju läbi? Ma ütleme, et ikkagi parem oleks ka ise lugeda, et ikkagi nagu ChatGPT-ga ju ikka võib mingi viga ju sisse tekkida, on ju, et või sa ei märka mingeid asju, ta teeb liiga üldiselt selle kokkuvõtte. Näiteks, täpselt. Et ikkagi jah, kui sulle tõesti tundub, et see toode on potentsiaalikas, siis loe ikkagi natukene ise ka ja siis ChatGPT-l kõrvale tee see kokkuvõte, et aega säästa. Okay. Ja ma arvan, et nii oleks mõistlikum. Ja siis nõudluse poole pealt, mida ma siis veel vaatan, on ka selliste oma konkurentide käibevahemikku, et jällegi, kui sa alustad, siis selline hea turg on selline, kus siis sinu konkurentide käibevahemik on siis selline 5000 kuni 15 000. Et jällegi üldjuhul sellistes nišides on siis väiksem konkurents, sest lihtsalt nii suured rahad pole mängus. Ja pakkumise poole pealt siis ma soovitan leida niše, kus on siis maksimaalselt üks lehekülg konkurente, et võiks tegelikult isegi olla pool lehekülge. Nii, tõin siis ka väiksed sellised visuaali, et üleval vasakul on siis see extension, millest ma räägin, see Helium 10, mis aitab sul siis natuke oma konkurentide järel nuhkida ja all sa siis näedki, et näiteks sõna acrylic dog playpen, et seda otsitakse siis iga kuu 1678 korda. Ma olen selle punase ringi seal ümber tõmmanud ja siis sul on ka seal tooted ja paremal pool on siis ASIN revenue ehk siis see näitab sulle käivet, mida siis iga konkurent iga kuiselt teeb. Ja mis see tooteotsingu eesmärk üldse on? Et kokkuvõttes siis soovitan tuua turule toote, mis esiteks ta eristub esipildi poolest, et sul on ülioluline saada oma klient enda tootelehele, sest et kui sinu esipilt ei kõneta ja ta ei paista silma, siis keegi ei jõua su tootelehele ja siis sa ei saa ka müüki ja siis sa ei saa ka omakorda tagasisidet, ehk siis see on selline suur nõiaring. Nii et siin olen ka siis toonud väikse näite väga heast esipildist, et võrreldes siis vasakpoolse pildiga on nad minu arust väga head tööd teinud.
siis teiseks sa lahendad ära konkurendi nõrkused, millest me siis ennem rääkisime. Su tootel on mingi eristuvuspunkt, inglise keeles unique selling point, siis jällegi maksimaalselt 1 lehekülg konkurente ja piisav nõudlus, et see on siis see, mida ma eelmisel slaidil mainisin. Triin küsib ka vahepeal, et kas AI aitab ka nüüd paremini seda õiget sobivat toodet leida? Ma ise ei ole AI-ga veel tooteotsingut teinud, aga ma tean, et seda tehakse, et lasedki ChatGPT-l endale mingid ideid ette sööta, et ja proovida võib. Et mina veel kasutan seda nii-öelda klassikalist meetodit, et lihtsalt ise käin neid kategooriaid läbi ja kui sul on mingi kategooria, mis sulle näiteks väga meeldib, sa tead tegelikult seda klienti näiteks, ma ei tea, sulle meeldivad väga ilutooted, siis alustagi sellest kategooriast ja et sul on palju lihtsam, sest sa samastud tegelikult ju selle kliendiga ja sa võib-olla tead ise, mida see klient võiks nagu tahta. Nii nagu ikka tüüpiliselt ärid alguse saavad, et ise näed midagi turul on valesti puudu ja siis hakkad lahendama seda olukorda. Jaa, täpselt, et nii. Ja siis teine samm, kui sa oled siis leidnud endale sellise toote, mis on sinu jaoks potentsiaalikas, siis tuleb sul leida endale tootja. Siia olen pannud siis teile alibaba.com lehekülje, et siit sa leiad siis enamjaolt tootjaid Hiinast. On ka teisi platvorme, et sa ei pea Hiinaga piirduma, võid otsida tootjaid ka Indoneesiast, Vietnamist, aga eks Hiinaga ole kõige lihtsam alustada. Siis on kolmas samm, müüjakonto registreerimine, võid seda ka ennem tootja nii-öelda otsimist teha, aga mina olen selle siia siis kolmandaks sammuks pannud, et selle saad siis teha sell.amazon.com lehel. Ja siis olen teile pannud siia ka pildi tootelehest, et see tuleb sul siis luua, kui sa oled endale toote leidnud. Et siin siis see koeravoodi ongi tooteleht ja siis selle kaudu Amazonis klient sinu toodet osta saabki. Triin küsib, et kas sa pead ise tootepildid tegema või tulevad need tootja poolt siis? Ise pead tegema, jah, et lased tootjal enda toote siis endale saata Eestisse ja siis leiad siit fotograafi ja siis lähed, teed temaga võib-olla teed siis stuudios mõned pildid ja siis mingisugused emotsioonipildid, et huvitav, palju siin AI jälle aitab, et ma just hiljuti avastasin, kui kedagi huvitab, siis ma ei tea, ma ei tea, kas ma jõuan vastata sulle, aga kui mul meeles on, siis ma panen siia chati, et just leidsin selleks ägeda AI tööriista, et sa paned lihtsalt oma toote nagu sisse ja siis ta põhimõtteliselt sa saad valida modelli, kelle ta paneb otse selle modellile nagu selga ja siis ta teeb sellest modellist ka video. Niimoodi, et põhimõtteliselt AI on, ma arvan, siin ka üks hästi suur abiline, et sa ei pea kõike nagu päris stuudios tegemagi enam, vaid sul piisab lihtsalt nagu võib-olla mingit kvaliteetset piltidest ja juba saad nagu mängida väga ägedalt sellega. Jah, ma ise nagu pooldan sellist autentsust rohkem, et need pildid on tehtud ise, aga AI on tänapäeval juba nii võimas, et no mõne pildi puhul sa võib-olla tõesti ei saa arugi, on ju. Et ütleme jah, et võib mõlemad kasutada. Nii, siis kui sul on nii-öelda tellimus sisse antud, siis on sul vaja transport korraldada, ehk siis saada need tooted, kui sa siis su tootja on Hiinas ja müüda Amazonis USA-s, siis on sul vaja siis Hiinast saada Ameerikasse oma tooted. Selleks kasutad siis Freight Forwarder teenust. Panin siia siis ühe lehekülje ka, et jällegi oleks pilt ees, mida see endast siis kujutab. Ja siis on toote lansseerimine, et see on siis see väga põnev osa, kui sinu toode on jõudnud lattu, sinu tooteleht on aktiivne ja kliendid saavad seda osta, et siis sul on vaja saavutada nähtavus ja saada müüke. Sanne küsis vahepeal, ma pean küsima, sest et nüüd küsimusi tuleb ja siis muidugi. Et Sanne küsis, et kuidas seda nähtavust nagu saada, et kas seal on ka klassikaline selline nagu kodulehtedel on SEO või kuidas sa üldse nagu tuled seal Amazonis ettepoole, et mis on need põhiasjad võrreldes tavalise SEO-ga või reklaamiga? Ja no näiteks seal pildi peal, mille ma olen välja toonud, seal ongi, et see siis parempoolne koeravoodi, seal on all väikselt sponsored, ehk siis see on reklaamitud tooteleht ja vasakul pool siis see helehall koeravoodi, see on siis, seal te seda ei näe, ehk siis selle kohta öeldakse nagu orgaaniline tooteleht, et kui see sinna peale vajutad, siis müüja ei maksa selle eest midagi.
kui sa vajutad siis sinna sponsored tootelehe peale, siis müüja maksab kliki eest. Ehk siis sinu eesmärk on see orgaaniline tooteleht saada ideaalis siis esilehele, sinna, ma ei tea, top 10 positsioonile, et sa ei peaks maksma iga kliki eest, et kuidas sa siis seda saad, et alguses, kui sa lansseerid, sa võidki olla selle orgaanilise tootelehega, ma ei tea, 7. leheküljel, keegi ei leia sind. Aga siis ongi, teed reklaami, ehk siis selle reklaamitud lehega sa saad võib-olla sinna esilehe top 10 hulka ja kui sa hakkad siis läbi selle reklaamitud tootelehe müüke saama, siis tõuseb kogu aeg ka sinu see orgaaniline tooteleht aina kõrgemale. Ja et veel siis toetada neid müüke, siis sa saad luua ka soodushinna alguses klientidele, et kuna sul alguses kohe review'sid ei ole, siis see soodushind võib nii-öelda kuidas siis öelda, aidata saada müüke. Siis kasutatakse ka seda, et sinu sõbrad või tuttavad teevad oste, et jällegi siis näitad Amazonile, et ahah, näed, kohe juba lansseerisid, aga müügid juba tulevad, et ka see aitab siis seda tootelehti ülespoole tõsta. Ja siis on ka see Amazon Wine programm, sellega sa saad siis, sa saadad kuni 30 toodet siis nii-öelda Wine ostjatele ja siis nemad annavad sulle siis toote tagasiside, et see on üks viis, kuidas seda review'd siis lihtsamini saada. Ja tuuakse ka siis välisliiklust, et ma ei tea, töötad näiteks influenceritega, kes, ma ei tea, promovad su toodet ja siis saadavad enda nii-öelda seda, enda vaatajaid sinu toodet ostma. Et see on siis üks viis, aga jah, SEO on ülioluline, et kui sa oma tootelehte lood, siis sa peadki tegema otsisõnade analüüsi, et kõik olulised sõnad, millega inimesed sinu toodet otsivad, need oleksid sinu tootelehel ja siis sa nendele sõnadele pead siis ka tegema reklaami. Et kui inimene otsib, ma ei tea, dog bed for large dogs, siis sa teed sellele sõnale reklaami, et sinu tooteleht välja tuleks selles sõnas. Ja jälle hästi tugev paralleel on ju klassikalise ettevõtlusega, et kuidas ettevõtjad mõnikord panevad nii suure auru mingi tootmise peale ja siis loodavad, et nüüd täna avasin poe ja homme on järjekord, aga et tegelikult siis alles suur töö hakkab, et kuidas päriselt jõuda selle kliendini, on ju? Jaa, täpselt. Et see reklaami tegemine ja see nähtavuse saavutamine on nii palju lihtsam, kui sul tõesti on toode, millega sa eristud ja sinu esipilt tõmbab tähelepanu. Lihtsalt sa saad kiiremini müüke ja sa saad kiiremini siis kõrgemale positsioonile enda või sa saad kiiremini nähtavust. Et jällegi, kui sa ei ole seda eeltööd ära teinud, sa ei eristu väga, siis sa võid seda reklaami nii palju teha, kui sa tahad, aga kliendid lihtsalt ei osta. Et sellepärast ma rõhutan. Ja siis 6. osa ongi siis, ta kattub eelmise osaga, et sa teed reklaami, aga siin sa saad veel rohkem enda nähtavust nii-öelda laiendada, tehes erinevaid reklaamkampaaniaid. Sa hakkad neid mingi hetk optimeerima, et olla siis nende reklaamidega kasumlikum ja kõik selline pool. Ja ka siis tõin välja võib-olla peamised vead, paar tükki. Olen seda siis korduvalt maininud, et siis selline puudulik eeltöö, ehk siis sinu toode lihtsalt ei eristu piisavalt konkurentidest. Sinu esipilt ei tõmba tähelepanu ja ka valesti valitud tootjad, kes võib-olla teeb sulle kehva kvaliteediga toote või lihtsalt sa maksad liiga kõrget hinda. Et selle viimase punkti puhul ma olen teinud siis ka sellise video, mida saab minu kodulehelt endale alla tõmmata, et tasuta video, et kui kellelgi on huvi, et kuidas seal Alibaba platvormil siis neid tootjaid üldsegi valideerida ja aru saada, et mis neil seal tootmishoones toimub. Aga siis võib-olla ongi, et küsi endalt, et kuidas ma siis saaksin eristuda oma konkurentidest, et mida mu klient päriselt soovib, kuidas ma teda aidata saan ja kuidas ma siis kõiki neid vigu saaks vältida, et kas ma võtan mingi koolituse või endale mentori, või vaatan YouTube'ist videosid, et kuidas seda siis nii-öelda eeltööd teha. Ja et kas see nišš, kuhu ma sisenen, kas see on mulle jõukohane, et pane kirja oma, palju sul eelarvet on ja et siis väldid ka nagu seda, et vaatad tooteid, mida tegelikult sa ei jaksakski välja osta,
et see on ka võib-olla üks asi, mida tasub silmas pidada. Sanna küsib ka, et mis on need peamised siuksed riskid siis noh, nüüd siinsamas selles viimases slaidis sa tegelikult tõid välja need peamised vead, on ju, aga millega siis riskib, et paned oma maja panti, jääd majast ilma või mis need kõige suuremad riskid võivad olla üldse Amazoni äris? Seda ma ei teeks, et maja panti panna. Ma arvan, et ikkagi kasuta seda raha, millest sa ei karda ilma jääda, sest äri alustamine on ju ikka selline riski võtmine, et sa kunagi ei tea, kuidas sul läheb. Nii et jah, kasuta seda raha, millest et ei juhtu nagu midagi, kui isegi sa kaotad selle, et see oleks nagu minu soovitus. Mis need minimaalsed investeeringud on üldse alguses, et alustada, palju raha peab olema? Ma ütleks, siuke 8-10 000 oleks selline optimaalne, millega alustada. Saab ka vähemaga, et siis lihtsalt sa pead leidma võib-olla toote, mille oma hind on soodsam, et ma üldse ei välista, et saab, aga see on lihtsalt selline vahemik, mida mina soovitaksin. Kui kaup jääb seisma, kas sa saad seda ise kuidagi Amazoni laost kätte ka, et kuskil mujal kanalites ise see läbi müüa või ongi raha läinud ja kaup läinud? Ja seal on erinevaid viise, et sa saad selle endale lasta tagasi saata, aga see on üpris kulukas, et pigem soovitaksin proovida see ikkagi kuidagi maha müüa, et kas teed lihtsalt sooduskampaaniat või midagi, saab saata ka likvideerimisse, et kas see on variant, aga jah, ütleme, et jällegi see on nagu viimane asi, mida ma soovitan, et ikkagi prooviks selle eeltöö ära teha, et seda ei juhtuks. Ja. Ulvi küsis siin muidugi niisuguse spetsiifilise küsimuse, ma arvan, selle jaoks meil on vaja vist eraldi koolitust, et kuidas teha otsisõnale reklaami, aga see puudutabki vist seda reklaami spetsiifikat juba, eks? Ja, et Amazonis on siis, nagu ma näitasin, sa saadki teha siis, seal on siis pay-per-click advertising, et lühendina siis PPC, ehk siis sa saadki teha ühele otsisõnale nagu reklaamkampaania, seda kutsutaksegi siis sponsored products, see läheb võib-olla natuke, et seda võib-olla nagu peaks nagu pigem näitama. Mul on väga hea küsida, ma ei ole Kelly sinuga veel selles mõttes ei ole mingidagi kokku leppinud, aga ma viskan selle mõtte välja, et kas sind huvitaks veebikoolis ka selline koolitus nagu Amazoni koolitus, et anna märku siin kommentaaris, et siis me võib-olla hakkame midagi mõtlema koos välja, et just nimelt sellised nagu tehnilised nüansid ja turundus ja kõik muud nüansid, aga minu meelest just see Amazon on selles mõttes lahe, et ta tõesti harib siin nagu kogu ettevõtluse telje osas, et kõik etapid, mida ettevõtja tüüpiliselt peab läbi käima, sa tegelikult pead läbi käima ka Amazonis ja just seda õigel viisil, seal, kus on see konkurents, et sa alustad turuanalüüsist, sa saad aru, mida tähendab sihtrühma mõistmine ja selle õige toote nagu leidmine. Ja järjepidevust ka õpetab, et ei tohi anda. Ja arva ära, kas tuli see küsimus, sa vaata küsisid minu käest algul, et huvitav, mis nad küsivad? Et kas tuli ära see küsimus või tulnud, mis ma arvasin, et tuleb? Triin siis küsib tõesti, et kui palju aega sa pead panema sinna Amazoni ärisse sisse ja mina laiendaks seda küsimust, et kui palju siis on võimalik nagu teenida? Kui palju aega sa pead panema? See selles mõttes sa saad seda kindlasti teha enda töö kõrvalt, et õhtuti teed, nädalavahetustel teed, et eriti alguses tooteotsing võib võtta üpris kaua aega, pluss paralleelselt sa õpid, on ju, et see võib võtta, ma ei tea, paar kuud aega, siis teed tellimuse, sa ootad, et see tellimus saaks valmis 30 päeva, siis sa saadad selle laevaga Amazoni, see võtab omakorda 30 päeva. Et see on ikkagi mitmekuuline selles mõttes protsess toode sinna turule saada, et kui kaua see aega võtab, kõik oleneb sinust ja kui palju sul aega on, et kui kiiresti sa nagu tahad, aga see, et 30 päeva on tootmine, 30 päeva transport, seda sa nii väga kiirendada ei saa. Et see on selline, muidugi lennukiga võid ka saata, aga see on jälle kulukam ja ma ei soovita. Aga see teenimise pool? No ütleme nii, et seal Amazonis on võimalik, see on lihtsalt lõputu, et alguses selles mõttes, kui sa lähed, siis nagu ma näitasin ka ühe slaidi peale, et selline 5000 kuni 15 000 käive kuus on väga optimaalne, et loomulikult on seal ka mitmeid miljoneid võimalik teenida
ühe toote pealt, aga see on juba noh, väga nii-öelda suurte tegijate mäng, et alguses jah, selline 5000 kuni 15 000 on täiesti hea eesmärk. Ja see on siis käive, eks, et vaata, see on ka asi, mida ettevõtjana peab aru saama, mis asi on käive ja mis asi on see kasum, on ju. Aga kuidas Kelly sinuga ühendus saab, kui kellelgi tekkis nüüd huvi asja vastu, et? Ja ma panin siia sellise viimase slaidin, et siin on minu email siis kelly@sheknowsamazon.com, kui teil on küsimusi, siis kirjutage mulle. Siis on ka minu koduleht sheknowsamazon.teachable.com, seal on siis tasuta siis checklist 10 sammu, kuidas alustada Amazonis ja seal on ka tasuta video siis, kuidas valideerida tootjaid Alibaba.com platvormil. Ja siis mul on ka podcast She Knows Amazon, saate YouTube'is vaadata. Kas sa kutsud sinna külalisi, kas on eesti keeles podcast? Siis mina ja kes on mulle siis väga palju abiks olnud, Ella Rand on mind siis, tema intervjueerib mind seal, et me olemegi siis praegu 2 seda teinud, nii et teise osa anname kohe välja. Et selline värske podcast eesti keeles? Eesti keeles, ja kui tahad natuke tooteotsingu kohta õppida, siis mul on selline 61 lehekülge PDF eesti keeles, et kuhu ma panin siis kõik oma teadmised, kuidas tooteotsingut teha ja videokoolitus tuleb ka peagi välja, et juunikuus proovin selle välja saada. Ja kui sa tahad lihtsalt konsultatsiooni, siis pakun üksikkonsultatsiooni ja siis mul on ka sihuke alustajatele mõeldud 8-tunnine pakett, et seal on lihtsalt siis see natuke soodsam, et saan sulle sellist tuge pakkuda. Ja YouTube'is on ka väga palju infot, et seal on küll enamasti ingliskeelne materjal, aga see on ka üks viis. Et ma lihtsalt kindlasti soovitan sul mingil viisil õppida selle kohta, kas see on YouTube, kas see on minu koolitus, kas see on kellegi teise koolitus, et seda materjali tegelikult on väga palju. No vinge, võtame siis kokku ja siis eks te siis minge sinna Amazoni kõigepealt ise vaatama, kuidas kõige paremad müüjad müüvad ja siis mõtle, mis on see sinu südamelähedane probleem, mida sa siin maailmas lahendada tahad, kelle probleeme sa lahendada tahad ja hakka otsima seda toodet ja pane üles ja jah, täpselt. Teenid raha ja nii lihtne see ongi. Hakka tegema lihtsalt. Just. Hakka tegema. Ja aitäh, Kelly, sulle. Aitäh sulle ka. Ja toredat nädalavahetust kõigile. Ja kohtume uuel reedel jälle.